Kuigi elekter on iseenesest mõistetav ja asendamatu osa meie igapäevaelust, on elektrisüsteem üpris keerukas. Andsime 5 noorele võimaluse esitada küsimusi elektrisüsteemi kohta, et vastuste kaudu süsteemi toimimist selgitada. Kuidas elektrit toodetakse? See on väga hea küsimus, sest elekter on muutunud nii tavaliseks ja nii igapäevaseks, et väga harva mõeldakse selle peale, kust elekter tuleb, kuidas ta jõuab meie kodudesse ja meie tänavatele ja meie nutiseadmetesse. Üldjuhul saadakse aru sellest, et kui oluline on elekter siis, kui elekter mingil põhjusel ära läheb. Elektrit toodetakse üldjuhul elektrijaamades. Eestis on ajalooliselt toodetud valdav osa elektrist põlevkivist. Viimase 10 aasta jooksul on lisandunud mitmed tuuleelektrijaamad ja mõned hakkepuidul töötavad elektrijaamad, näiteks Tallinna lähistel, Tartus ja Pärnus. Väikese osa moodustab täna ka päikese- ja hüdroelektrijaamadest saadud elektrienergia. Mujal maailmas seevastu enamus elektrit saadakse fossiilsete kütuste põletamisel soojuselektrijamadest, tuumaelektrijaamadest ja hüdroelektrijaamadest. Järjest suureneb ka alternatiivsete energiaallikate, nagu näiteks tuuleelektrijaamade osakaal. Kuidas toimib Eesti elektrisüsteem? Tänan, Joosep, selle asjaliku küsimuse eest. Elektrisüsteem koosneb tarbijatest, jaotusvõrgust, ülekandevõrgust ja elektrijaamadest. Igal hetkel, mil kodudes või tehastes või koolimajades elektrit tarbitakse, tuleb täpselt sama suur kogus elektrit elektrijaamadest toota. Sest elektri tarbimine ja tootmine peavad igal hetkel olema tasakaalus. Kuna elektrijaamad ei asu üldjuhul tarbimiskohtade lähedal, toimetab Elering kõrgepinge ülekandevõrgu kaudu elektri üle Eesti laiali, kus see jõuab jaotusvõrkudesse. Jaotusvõrgud küll ei kuulu Eleringile, aga nad mängivad selles mõttes tähtsat rolli, et just jaotusvõrgu kaudu jõuab elekter lõpuks iga majapidamise seinakontaktidesse. Milline on Eleringi roll Eesti elektrisüsteemis? Aitäh, David! Elering on ülekandevõrgu omanik ja ühendab süsteemi haldurina kogu elektrisüsteemi, sealhulgas elektrijaamad ja piirkondlikud jaotusvõrgud ühtseks tervikuks. Elering tagab selle, et tootmine ja tarbimine Eestis oleks igal hetkel tasakaalus. Varustuskindluse suurendamiseks ehitame ja haldame elektriühendusi naaberriikidega. Näiteks on viimase 10 aastaga valmis saanud 2 ühendust Soomega, Estlink 1 ja Estlink 2. Ning hetkel toimuvad planeerimistööd Läti ühenduste tugevdamise suunas. Mida Elering teeb, et Eestis oleks elekter kogu aeg olemas? Tüdrukud, ei ole vaja muret tunda. Elering hooldab elektriliine ja alajaamu igapäevaselt ja uuendab neid vastavalt reaalsele vajadusele. Meie juhtimiskeskus jälgib öösel ja päeval, et elektrisüsteem laitmatult toimiks ning tagab selle, et elektrivõrgu hinge ja sagedus oleksid ette nähtud piirides. Ühendused naaberriikidega võimaldavad vajadusel katta kogu Eesti elektritarbimise. Lisaks on Elering ehitanud reservelektrijaamad, mida on võimalik kasutada elektri tootmise ja tarbimise tasakaalu saavutamiseks juhul, kui mõni töös olev elektrijaam peaks avariiliselt välja lülituma. Olgu noored, meil on aega veel ühe küsimuse jaoks.
Kuidas Elering tagab elektrituru toimimise? Kõige paremini tagab kindla elektrivarustuse tugev ja hästi hooldatud elektrivõrk. Ja see on omakorda aluseks hästi toimivale elektriturule. Kokkuleppel Eleringiga korraldab Eestis elektrikaubandust Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot. Iga tarbija saab valida omale sobiva elektrimüüja ja soovi korral osta elektrit börsil kujuneva hinnaga. Tänu sellele on Eesti elektritarbijatele muutunud kättesaadavaks odavam börsielekter Põhjamaadest. Eesti oma elektritootjatele annab vaba turg võimaluse müüa elektrit omakorda naaberriikidesse. Tänan teid noored küsimuste eest. Olgu energia teiega!